Tere, head Tartu inimesed, tere, head sõbrad ja Eesti rahvas. Minult on tänase päeva jooksul korduvalt küsitud ajakirjanike poolt, et te ju peaksite teadma, et Eestis ei vali presidenti mitte rahvas, vaid valib Riigikogu või siis valijameeste kogu. Loomulikult ma tean seda. Ilmselt ei ole kedagi, kes seda ei teaks, aga seda enam ma leian, et minu kohustus lausa on käia mööda Eestimaad, kohtuda meie inimestega ja rääkida sellest, millised on minu mõtted, millised on minu seisukohad, millised on minu eesmärgid, sest mitte mingisugust muud presidendi kampaaniatega, dialooge, debatte, mitte midagi ju ei toimu. Ei ole välja käidud peale minu mitte ühtegi presidendi kandidaati, kellega saaks siis arutada ja diskuteerida, vaid käivad mingisugused erakondade tagatubade lehmakauplemised, et me saaksime endale presidendi, kes on siis määratud, mitte valitud. Aga rahval on õigus teada, mida need kandidaadid siis mõtlevad ja kes on see inimene, kes saab presidendiks. Ma proovingi lühidalt teile välja tuua siis mõningaid enda mõtteid ja kui need mõtted on olnud samad ja kestvad läbi aastate, siis võib-olla ehk on need isegi põhimõtted. Aeg ei luba küll väga pikalt rääkida, ma loodan, et te olete ka ehk lugenud seda minu sellist programmilist kõnet, aga ma katsun sealt sellised osa tähtsamad ja olulisemad teemad välja tuua. Ja üks on kindlasti see, milleks meil üldse Eesti riik, milleks Eesti Vabariik, milleks rahvusriik on olemas, milleks ta on loodud, kas meil seda on vaja ja mis on selle riigi ülesanded täna. Ja vastus on tegelikult väga lihtne. See on raiutud meie põhiseadusesse. Eesti riigi ülesanne on hoida, kaitsta ja säilitada eesti keelt, eesti kultuuri ja eesti rahvust. Ja absoluutselt kõik riigi institutsioonid, ministeeriumid, peaminister, Riigikogu, president, kahtlemata president peab juhinduma just nendest sõnadest. Ja see on kõige tähtsam, sest kui Eesti riik ei kesta või kui ei kesta Eesti rahvas, siis ei ole ju ka tulevikku. Ja Eesti rahva kestmine on üks keskne küsimus. Kahjuks on meie sündimus väiksem suremusest. Meie sündimus ei ulatu taaste tasandini. Ja kui see nii jätkub, siis me hääbume. Aga me oleme teinud ka väga palju selle heaks, et see nii ei läheks. On tõstetud läbi aastate erinevaid lastetoetusi ja muid toetusi noortele peredele sisse viidud ja see on siiski aidanud. Aga meeles tuleb pidada seda, et just nimelt oma perede, oma inimeste, oma noorte, oma laste aitamine on see, mida me peame tegema. Ja sündimust ei tohi iialgi asendada immigratsiooniga, sest see ei taga meie rahva kestvust. Ja täna kahjuks oleme olukorras, kus väljaränne on taas kasvamas, meie enda inimeste tagasitulek on taas vähenemas ja sisseränne kasvab meeletus tempos. See aasta ennustatakse, et meil tuleb enam kui 30 000 välistöölist siia, aga iga aasta on see kasvanud, eelmistel aastatel on see olnud 16, 17, 18 000. Ja mida see kaasa toob? Räägitakse, et meil on neid vaja. Hetkel on meil üle 15 000
välistöötaja, aga meil on 54 000 oma inimest, kellel ei ole tööd. Kui me toome veelgi rohkem välistööjõudu sisse, siis veelgi rohkem meie inimesed jäävad töötuks, sest välistööjõud viib alla ka palgataseme ja jällegi meie inimesed on sunnitud rohkem ja rohkem rändama välismaale. Nii et me peame lühidas perspektiivis panustama enda inimestele, et meil oleks tööd ja leiba ja pikemas perspektiivis just nimelt meie sündivuse tõstmisele, sest nii nagu ka Merle siin eelnevalt mainis, küsitluste järgi on Eesti pered valmis saama oluliselt rohkem lapsi, mitte ainult 1-2, vaid 3 ja 4 ja on peresi, kes on valmis saama ka rohkem. Aga siin on üks ainus, no mitte üks ainus, aga üks peamine põhjus, miks seda ei tehta, on turvatunde puudumine. Just turvatunde puudumine selle üle, et kas me suudame oma perele leiva lauale tuua, kas meil on töökoht homme olemas, kas meil on lasteaiad, koolid, kas on võimalik igal pool Eestis hakkama saada, tööd leida ja elada normaalset elu. Ja kui me suudame oma inimestele anda turvatunde, siis me võime lootusrikka pilguga vaadata ka tulevikku. Eesti ja terve maailm on ju täna selliste geopoliitiliste sündmuste tõmbetuules ja paraku on suurem osa nendest kriisidest, sõjalistest konfliktidest tingitud meie naaberriigist Venemaast, kes ei tunnista enam rahvusvahelisi kokkuleppeid ega rahvusvahelisi seadusi. Gruusia, Ukraina, Krimm, Hollandi reisilennuki alla tulistamine, mürgitamisjuhtumid ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see näitab seda, et asjad, mis me oleme unustanud, sõjakoledused ja kõik sellega kaasnev võivad ühel päeval tagasi tulla. Meie ülesanne on seista selle eest, et mitte midagi sellist ei juhtuks. Meie ülesanne on olla välispoliitikas mitte arg ja kõikidele pugev ja heakskiitu ootab, vaid sirge seljaga enda huvide ja julgeoleku eest seista ja öelda julgelt välja enda arvamus ja teha koostööd oma liitlastega, et meie julgeolek ja kaitsevõime kasvaks. Täna näeme kahjuks seda tendentsi, kus on võetud suund hoopistükkis meie kaitsevõime ja seeläbi ka julgeoleku kahjustamisele. Kavas on 4 aasta jooksul vähendada meie kaitse-eelarvet 100 miljoni euro võrra olukorras, kus tegelikult realistlikud olles peaksime seda hoopistükkis kasvatama. President on põhiseaduse järgi riigikaitse kõrgeim juht ja kahtlemata kavatsen ma sellele küsimusele, meie julgeoleku küsimusele, meie kaitseväe arendamisse nii presidendina, kui mind selleks valitakse, aga ka kaitseliitlase ja reservohvitserina jõuliselt õla alla panna, erinevalt kahjuks eelmistele presidentidele, keda millegipärast see teema ei ole kuigivõrd liigutanud. Täna eelkõnelejad on rääkinud demokraatiast. Eesti on demokraatlik riik ja sellelt teelt me ei astu mitte sammugi kõrvale. Paraku teevad mind murelikuks mõned tendentsid, mida me oleme viimase poole aasta jooksul näinud. Ja ma pean silmas siin erinevaid eelnõusi, mis on Riigikogus läbi surutud, NETS, meediateenuste seadus, hädaolukorra
seadus ja nii edasi, selle uue super ABIS andmebaasi loomine ja kui siia liita veel juurde kavatsetav vihakõneseaduse vastuvõtmine, siis võib täiesti selgelt ja julgelt öelda, et me liigume politseiriigi poole, liigume totaalse jälgimisühiskonna poole, kus inimesed ei või ega tohi enam vabalt oma meelsust avaldada, öelda, mida nad arvavad ja sellises ühiskonnas oleme me korra juba olnud. Mina keeldun sinna tagasi minemast. Ja ma usun, et seda meelt on ka terve Eesti rahvas. Me ei saa muutuda üheks kaugeks provintsiks, kus Euroliit, õigemini Eurokomisjon määrab, mida me peame tegema. Täna kahjuks suurem osa Riigikogu vastu võetud seadustest moodustavadki just nimelt Euroopa Liidust tulnud algatused ja me näeme päevast päeva, kuidas otsustusõigus liigub üha enam ja enam Brüsseli poole. Euroopa Liit on suurepärane asi. Me oleme sellest palju võitnud ja tema põhimõtted tagada kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumine Euroopa Liidu piires on ju väga õige ja väga hea põhimõte. Unitaarriigi teed, siis sellega me ei saa nõus olla, sest Euroopa Liit peab jääma suveräänsete riikide liiduks, kus otsustusõigus on just nimelt nende riikide käes ja nende riikide rahvaste käes. Ja kui vaja, siis selles küsimuses tuleks läbi viia ka rahvahääletus, sest võib-olla mäletate kunagi EMSi vastuvõtmisel Riigikohus ju tõdes, et nüüd oleme jõudnud piirini, kus juba otsustusõigus on antud liialt palju Euroopa Liidule ja kui me tahame veel astuda sammu föderaliseerumise poole, siis tuleb selleks küsida rahvalt mandaati. Ja rahvalt tuleb mandaati küsida märksa enamates küsimustes, kui seda üleüldse siiani on tehtud. Eestis on toimunud peale taasiseseisvumist ainult üks referendum. Üks referendum pidi toimuma ka sellel aastal, kuid sellel tõmmati nii-öelda vaip alt ära. Aga sellest ei ole midagi. Küll neid referendumeid tuleb, kui rahvas seda tahab. Ja mina olen täiesti selgelt seda meelt, et rahvale tuleb anda tagasi õigus referendumite algatamiseks. Nii nagu see oli esimese vabariigi ajal. Ja teiseks tuleb anda rahvale ka õigus valida presidenti. Ja selleks ma olengi siin, et levitada seda sõnumit. See on üks minu peasõnum, et presidenti peab valima rahvas, mitte kitsad erakonnad oma tagatubades, vaid just see tagaks tõelise demokraatia. Meile räägitakse, Pets rääkis juba kunagi, et rahvas on haige. Täna öeldakse, et rahvas ei ole valmis selleks. Mina usun ja olen kindel vastupidises. Rahvas on piisavalt tark ja piisavalt terve, et valida endale hea president ja oma rahvast ei tule mitte iialgi karta, vaid just nimelt rahvas on see, kes peab otsustama. Enamus on see, kes peab otsustama kõikide oluliste riigielu küsimuste üle, kõikide nende küsimuste üle, mis puudutavad meid ennast kõige otsesemal määral. Ja selles suhtes on väga hea vaadata ju neid küsitlusi, mis on tehtud rahva seas. 91% inimestes ütleb, et Eesti peab jääma rahvusriigiks, iseseisvaks riigiks. Üle 70% inimesi leiavad,
et tõepoolest rahvas peab valima presidenti. Umbes 80% inimesi leiab, et rahval peab olema eelnõude ja referendumite algatamise õigus. Ja kellel veel siis saab olla õigus, kui mitte rahval. Ja ühe momendi siin lõpus mainin veel ära, et meie iseseisvuse, suveräänsusega, meie jätkuvusega on täiesti otseselt seotud Tartu rahu, mille 101. aastapäeva tähistasime me tänavuu. Ja ei ole absoluutselt mitte mingisugust põhjust, miks me peaksime loobuma tasuta, vabatahtlikult ära andma need alad, mis vastavalt Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingule kuuluvad meile. Ma räägin Petserimaast ja Narva tagustest aladest. Ja just nimelt nendes piirides on ju tunnustanud meid ka kõik ülejäänud maailma riigid. Marshall Mannerheim on kunagi öelnud, et rahvas, kes on valmis loobuma kas või jalatäiesti oma maast, ei vääri iseseisvust. Ja mina olen seda sama meelt. Tõepoolest, tugevam pani oma õiguse, tugevama õigusega pani piiri sinna, kus ta praegu on, kus meil ENSV-järgne kontrolljoon jookseb, aga õiguse järgi ja rahvusvahelise õiguse ja ka õigluse järgi on piir seal, kus ta Tartu rahuga pandi. Ja kui me ei saa seda tagasi täna, kui me ei saa seda tagasi homme, kui ei saa tagasi 50 või 100 aasta pärast, no mis siis? Kunagi ehk saame. See ei tähenda seda, et me peaksime selle okupeerivale riigile ära kinkima. Ja see seisukoht, et me peame kõikides küsimustes, välispoliitika küsimustes, sotsiaalküsimustes, ükskõik milles, haridusküsimustes, kõikides küsimustes seisma just nimelt Eesti riigi ja Eesti rahva huvide eest. See on võtmeküsimus ja ma luban teile, head sõbrad, et mina seisan Eesti eest surmani. Elagu Eesti!